See on Pipelife Stormbox 2 immutuskast. Nende moodulite abil on võimalik rajada mahuteid sademevee immutamiseks ja puhverdamiseks. Tavapäraselt on neid vaja sellistes kohtades, kuhu on rajatud tehislikud pinnad, näiteks hoonete katused või parklates näiteks asfaltkattega pinnad, mis ei lase vett läbi. Selliste moodulite abil rajatud mahuti matkib üsna täpselt looduslikku olukorda. Me saame koguda sademevee katuselt ja asfaltplatsilt kokku, see vajadusel enne puhastada ja juhtida seejärel pinnasesse, nendesse mahutitesse. Mahuti suur eelis on ka see, et ta võtab korraga vastu terve sademete hulga ja seejärel aegamööda immutab selle pinnasesse. Mahutitel on väga hea koormustaluvus sõltuvalt tee katendist ja moodulite peal olevast pinnasest ja selle paksusest võib need paigaldada ka liikluskoormusega alade alla. Täpsema koormusarvutuse jaoks teie projektile pöörduge palun Pipelife'i poole ja me saame teile teha täpse arvutuse, kas mahutid teie projektis ette antud tingimustel peavad vastu nõutud liikluskoormusele või mitte. Moodulite paigaldus on tegelikult üsna lihtne. Kõige alumisele kihile tuleb paigaldada põhjaplaadid, sinna peale saab juba paigaldada moodulid. Mooduleid võib paigaldada mitmes kihis ja mitmes kihis paigaldades, nagu siin on näha, on mõistlik neid paigaldada telliskivi mustris, et kogu konstruktsioon oleks tugevam. Moodulite põhja peale paigaldamiseks või üksteise peale paigaldamiseks ei ole tarvis mingeid muid lisatarvikuid, vaid Stormbox 2 puhul moodulid käivad lihtsalt siia spetsiaalsetesse pesadesse ja nad saab lihtsalt kinni vajutada. Mahuti välisperimeetrile paigaldatakse sellised küljeplaadid. Neid on 2 tüüpi. Siin on ribiline plaat, mis on mõeldud vee immutamiseks ja siin on näha kinnine plaat, mis on mõeldud toruühenduste tegemiseks. Kinnisel plaadil on tegelikult märgitud ette ka sabloonid, mille abil on võimalik täpselt teile vajaliku torumõõdu sobivaba freesida. Kui suurt mahutit teie projekti jaoks täpselt vaja on? Selle jaoks on Pipelife'i kodulehel olemas arvutustööriist, kuhu saab teie projekti andmed sisse märkida. Miks saate teada täpselt, kui suurt mahutit tarvis on. Seal mängib rolli ka see, milline pinnas on mahuti ümber, kui kiiresti vesi pinnasesse imbub. Immmahuti rajamisel kaetakse kogu mahuti ümberringi geotekstiiliga. Kogumismahuti puhul kaetakse mahuti ümbert ringi geomembraaniga. Mahuti peale saab rajada ka hoolduskaevud. Selle jaoks on olemas sellised adapterid. Mahuti peal on tegelikult olemas sabloon, mille järgi saab siia sisse freesida täpse ava, paigaldada siia peale selle adapteri ja seejärel rajada kaevu. Hoolduskaevu abil on võimalik mahutit puhastada survepesuriga ja teha ka kaamera uuringuid. Rääkides puhastamisest, siis ribilised küljeplaadid on ribidega nurga all, mis kaitsevad nii geotekstiili kui geomembraani survepesu eest, kui seda teha siis õige nurga all. Lisaks saab mahuti peale rajada tuulutuse. Tuulutustoru aitab õhul kiiremini välja saada ja suure vihmasaju korral aitab see mahutil kiiremini täituda. See ei ole hädavajalik, aga suurema mahuti puhul on mõistlik see ette näha ja see sinna paigaldada. Lisaks Stormbox 2-le on Pipelife'i valikus ka Stormbox E immutusmahuti, mis on tehtud taaskasutatud materjalidest ja on seeläbi keskkonnasõbralikum. Stormbox E on mõõtudelt natukene teistsugune, ta on poole madalam ja ka ehituselt teistsugune. Stormbox E paigaldamine käib natukene teistmoodi kui Stormbox 2-l. Alumise kihi alla tuleb paigaldada sarnaselt Stormbox 2-le alusplaadid ja sinna peale moodulid, aga need tuleb omavahel kinnitada klambrite abil. Välisperimeetrile küljeplaate ei tule Stormbox E puhul panna, kuna küljed on juba kinnised. Stormbox 2 puhul võrreldes Stormbox E-ga on erinevuseks veel see, et Stormbox 2 ühendusplaati on võimalik teha ühendusi suurematele torudele kui Stormbox E puhul. Meie tooted on saadaval meie heade edasimüüjate juures.